Rahvusvahelise loomakaitsepäeva tähistamisest võtsid täna üle kogu Eesti osa loomadega tegelevad organisatsioonid, aga ka tavalised lihtsad inimesed, kel hea süda loomade jaoks alati avatud. Käidi loomade varjupaikades, koristati neid ja viidi loomakestele head paremat. Ka Tallinna loomade hoiupaigas oli täna vilgas tegevus. Toidukotti oli siia toomas ka nii mõnigi tuntud inimene. No tulin vaatama, kuidas Tallinnas elavad need kodutud koerad, et mis tingimustes. Sa ennem ei ole käinud siin? Ei ole, tahtsingi tulla vaatama esimest korda. Ja milline see mulje on? Väga kena, väga ilus koht. Esimest korda, aga ma olen suur koerte armastaja. No nii, tere jõudu! Mis teid siia toob? Rahvusvaheline loomakaitsepäev. Kas te olete muidu varjupaigas varem ka käinud? Mina ei ole siin käinud, aga mu tütar on siin käinud ja ta on sellest mulle väga palju rääkinud ja nüüd ma mõtlesin, et on just hea päev tulla siia ja aidata neid loomi ja panna inimesi ka selle peale mõtlema, et miks nende loomadega on läinud nii, nagu on läinud. Aga meil on kogu aeg olnud koer ja on praegu ka. Nii et meil on kõige vahetumad suhted loomadega. Mis koer teil on? Need on meil niisugused, neid nimetatakse vist selliseid, see on see tänava kõige parem tõug. Need on Legrand ja need mõlemad on olnud suurepärased koerad, nii et soovitan kõigile. Paljud inimesed võtsid loomapäeva üritustele ka oma lemmiku kaasa. Nii mõnigi laskis oma lemmikule poole hinnaga ka kiibi panna. Miks te otsustasite, et kassil ka kiipi vaja on? Kui jalutama läheb, siis teab jälle. Leitakse üles. On ta ka selline kass, kes kõnnib oma päid, jah? Ei, aga võib juhtuda. Kauaks siis loomaarst siia majja jääb ja mis ta teeb siin? Esialgsete plaanide kohaselt kuuks ajaks, sooduskiipimiskampaania ajaks. Tuleme vastu siis kogu Tallinna elanikele, teeme nii koerte kui kasside kiipimist äärmiselt soodsa hinnaga 200 krooni koos registritasuga. Loomakaitseseltsi korraldatud üritusel oli mõeldud ka laste peale. Näiteks mängiti seal tuntud laste- ja loomakaitsja, näitekirjanik Loone Otsa eestvedamisel teatritükki Loomadraama. Selles said väikesed linnakodanikud ka ise kaasa lüüa. On tegelikult selles, et me õpetame lastele kätte selle looma rolli, et nad ei vaataks loomi mitte nagu inimese seisukohast, vaid nad vaataks nii, nagu loom võiks ennast tunda, nagu loomal võiks olla tunded, kui peremees teda näiteks hülgab, nagu loom ennast füüsiliselt tunneks, kui ta on kuskile kägarasse kokku surutud ja rihma otsast valla ei saa, et ta nagu tajub selle emotsionaalselt läbi nagu selle looma tunde ja ma usun, et sellel on ennetavalt päris suur väärtus. Olete lapsi piinama jätta, kuskile puuri panema? Me ei piina lapsi, aga ma loodan, et me saame lastele nagu edastada selle tunde, mis tunne on piinatud olla. Eraldi tuppa oli aga üles seatud näitus Loomade lood. See andis aimu, milliseid võikusi on Eesti inimene võimenile loomade kallal korda saatma. Sinna jõleduste tuppa lapsi loomulikult ei lubatud. Samas sai tutvuda ka nõnda nimetatud häbipostiga ehk ülevaatega Eesti kohtupraktikast seoses loomade vastu toime pandud kuritegudega. Kindlasti tahaks veel nii mõnigi hea inimene raskel ajal oma abikäe ulatada. Millest siis loomade varjupaigas kõige enam puudust tuntakse? Hetkel kutsikatoidust. Sügisene kutsikahooaeg on jälle lahti läinud. Ja muidugi alati tunneme puudust inimestest, kes käiksid meil külas ja jalutaksid meie koertega ja sügaksid meie kasse. Loomakaitsepäeva hakati tähistama juba 1931. aastal. 2003. aastal avati Inglismaal vastav koduleht ja sellest ajast alates on selle päeva tuntus üha suurema hooga kasvanud. Loomadele pühendatud tähtpäev kogub populaarsust kogu meie planeedil.